Ma kuulda, jah. Tere, mina olen siis taastusarst ja esindan nii oma eriala, siis taastusarstid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid ja veel teised meeskonnaliikmed, kui ka siis oma seltsi, Eesti taastusarstide seltsi, kellega ka meie oleme koos teinud Reumaliiduga palju ühiseid asju. Aga täna me siis räägime, täna me siis räägime nüüd sellest taastusravist, et kuidas siis on ja võib-olla ka natukene kommenteerin, et mis on siis uut seisukohavõtulist ravijuhendites liigeshaiguste ravi puudutavat. Nüüd, et sisse juhatada, siis võib-olla selles esimeses sessioonis ei olnud juttu, et ma jagaksin need haigused nagu kahte gruppi selles mõttes, et me teeksime natuke vahet. Nendel on ravis nii ravimitega ravis kui ka taastusravis natukene ka erisusi ja on ühiseid osasid ja ka need siis rahvusvahelised organisatsioonid nagu American College of Rheumatology, mis on siis Ameerika reumatoloogide ühing ja EULAR on siis Euroopa liigeshaiguste raviorganisatsioon ja veel teisigi, et ka nemad käsitlevad vahel oma juhistes, grupeerivad niimoodi, et artroos ja põletikulised liigeshaigused. Ja muidugi põletikulised liigeshaigused on siis see grupp, see üks grupp, kuhu kuuluvad siis reumatoidartriit ja need teised haigused. Peale selle eraldi on veel fibromüalgia ja podagra ja osteoporoos, mis siis ka, ütleme, selle valdkonna alla käivad, millega siis Reumaliit tegeleb. Nüüd põletikuliste liigeshaiguste puhul on nagu erisus see, et see ravimitega ravimine, mitte valuvaigistitega ainult, vaid reaalselt nagu haigust modifitseerivate ravimitega ravimine ja ka nende bioloogiliste ravimitega, mis siis hiljem on tulnud ravimine, et see on nagu esmatähtis. Sellepärast, et see on haigus, mis lammutab kudesid, lammutab kiiresti kudesid ja kui neid ravimeid, kui haige ei saa aru ja ta ei võta neid ravimeid, siis meil taastusravis on lootust vähe ja me pigem oleme temaga eriti ettevaatlikult, sest tema haigus närib teda kogu aeg edasi ja edasi. Ja samas siis artroos on nagu selline nii-öelda teistmoodi, ta on eaga süvenev siuke kulumise haigus, eks ole, ja temaga pigem on see, et see tablettravi, ravimitega ravi ei ole esimene. Esimene ongi see, need programmid, mis meil võib-olla tulevad, see, kuidas haige inimene, kellel on liigesed haiged, kuidas tema endaga toimetab, kuidas ta saab aru, mida ta peab tegema ja kuidas ta hakkab selle haigusega ise toimetama, siis eneseabi ja need aktiivsed tegevused, mida me peame talle muidugi õpetama ja nõustama ja tema haiged liigeseid ka taastusravis ravima, siis spetsiifilisi harjutusi tegema, et vot see on seal nagu number 1. Ka fibromüalgia puhul, et valuravimid on valu leevendamiseks küll, aga tegelikult see eneseabi, see arusaamine, minu maailm, mis mu haigus on, mis ma tegema pean, aeroobne treening on esimene. Ma loodan, et doktor Kull räägib sellest ka. Ja meie siis veel põletikulisest liigeshaigustest, et tegelikult need on siuksed õrnad haigused ja õrnad haiged ja neil on rohkem seda liigeste säästmist ja liigeste hoidmist ja taastusravist koormused peavad olema paljudel juhtudel madalamad, et ehk siis me peame oskama neid haigusi kohelda ka vastavalt, nagu need haigused nõuavad seda. Ja meie siis aktiivsed toimetajad taastusravis on siis muidugi füsioterapeut ja tegevusterapeut. Ma neid lühendeid võib-olla ka vahel kasutan, et OA on artroos ja FT ja TT, et siis FT on füsioterapeut. Aga nüüd siin veel kord ma panin pildi, ma ei tea, kui hästi te näete, ma arvan, seal kodus arvutiekraanilt näeb ehk pareminigi, et nagu ma ütlesin, et artroos on siis see, et hästi tähtis on see inimese enda aktiivne suhtumine, et ainult siis, kui tal on väga kaugele arenenud muutused ja deformatsioon, see on aastakümnete pärast, ega põlv alguses, kui ta kulub, ei ole, alguses tulevad väiksed muutused, hakkab juba valutama, segab rohkem, sellepärast inimene pole selle valu harjunud, aga tegelikult ravi on see liigutamine. Valuravi ka nii palju kui vaja, põhimõtteliselt liigutamine, see ise liigutamine. Me saame õpetada, aga mina teie põlve liigutada ei saa, ainult tähendab põlve ja jalga ja
võib-olla veel kehas midagi. Nii et see on niisugune kõva haigus, seda tuleb lihtsalt nagu nii-öelda kontrolli all hoida ja seda saab teha inimene ise. Need self-help programmid, võib-olla kombinatsioonprogrammid, et nõustamine ja siis harjutuste õpetamine ja veel teised. Ja aga deformatsioonid pika aja peale tulevad ka selle artroosi korral, siin on nagu artroosiga käsi kaugele arenenud juba, võib-olla on ka väga pahklikud ja inimene ei saa hästi asju kätte võtta, et vajab juba abivahendeid ja nii. Aga alguses need ei ole sellised. Alguses on ainult see häiriv valu ja hirm, et mis mul on. See võib hakata 40-ndates, et paha on olla. Aga see ei ole alati reumatoidartriit. Nii, aga siis, kui me räägime põletikulistest haigustest, need on sellised inimesed, kelle me peame arvestama, küsima, kas sa võtad ravimeid, kas sul on sellega kõik hästi, sellepärast ilma ravita, siin peaksid olema sellised konkreetsed luukesed, aga te näete, siin jooni enam vahel ei ole, see randmeluuksed on kõik kokku sulanud. See on ühe kaugele arenenud reumatoidartriidi pilt. Ilma ravita see juhtub kergemini. Tänasel päeval selliseid liigeseid näevad reumatoloogid vähem, sellepärast, et me õpetame neid rohkem, meil on ravimeid väga palju, efektiivseid ravimeid, me saame hästi hakkama, aga me peame seda meeles pidama ja see risk on olemas, et me peame ikkagi vaatama, millist koormust me rakendame nendele inimestele. Ja siin on nüüd ühe psoriaatilise artropaatiaga jalg ja kas te näete või ei näe, ma ei tea, näete, siin on varbaliigesed, siin peaksid olema liigespilud. Siin on ka juba kahjustatud pilu, aga põhimõtteliselt näete, siin on liigesel pilu olemas. Vaadake siin, pilu ei ole kokku vajunud ja ära nihkunud. Ja siin on need psoriaatilise artropaatiale tüüpilised õunaussi augud ja siin on täiesti rasked muutused, siin ei ole üldse liigespilu, siin peaks vahe olema, aga ei ole, siin ei ole üldse pilu. Nii et need haigused lammutavad kudesid, et ravi on väga oluline, aga see ei tähenda seda, et taastusravi pole oluline. Et siis need kaks erinevat gruppi. Ja kus siis liigeshaiguste taastusravi, et kus see taastusravi siis läheb, mis seal siis erilist on. Et siin ma vaatasin üle nüüd neid viimaseid ravijuhiseid, et mida siis maailmas öeldakse, kus me siis teel oleme. Ja ikkagi see sama, mis on ühine nii artroosi kui põletikuliste haiguste puhul, me vajame patsienti, seda inimest, kellel on haigus, olgu see artroos, olgu see fibromüalgia või olgu see põletikuline liigeshaigus, me vajame teda, et ta teeks nii, nagu vaja. Ja nii samamoodi, et ma arvan, et ei kahtle vist, et küllap reumatoloog, kui see on põletikuline liigeshaigus, teab, mida on vaja. Ta kaalub, kas see ravim sobib või teine ravim sobib või kas on vaja seal 3 ravimi kombinatsiooni või 2 ravimi kombinatsiooni, kas on vaja hormooni juurde, et nõustute minuga, reumatoloog teab. Nii samamoodi vast, kui arst soovitab vaktsiini, siis ta vist teab, et arst ei soovita midagi, kui ta pole õppinud. Ma olen umbes 13 aastat õppinud, lihtsalt nullist natukene alguseks ja sama nende arstidega, et me täna ka siin õpime, eks ole, terve elu. Et siis aga ilma patsiendita, kes neid rohtusid võtma hakkab, vabandage väga, mul pole teha midagi. Samamoodi taastusravis, ilma selle patsiendita, kes neid harjutusi kodus tegema hakkab, vabandage väga, mul pole teha midagi. Nii, ja seejuures juhised rõhutavad seda, et kutsuda tagasi suhte temaga rohkem, et see on ka see meie erispetsialisti probleem, et ega meil on järjekorrad ju pikad. Kui ma kutsun ta tagasi, siis see üks esimest korda järgmine ei saa, sellepärast, et meil on vähe raha. Taastusravi rahastus on veel väiksem kui reumatoloogia rahastus. Ja meil on kõvasti väiksem see rahastus ja et ütleme nii palju, kui on liigeshaigeid, ega nii palju pole taastusravisse seda ambulatoorset ravi nagu arvestatud. Haiglast ma ei kommenteerigi. Aga see pole ka väga halvasti selles mõttes, et siiski süsteemid meil toimivad, taastusravi on olemas, Tallinna linnas on neid kohti väga palju, niimoodi linnaosades, kus seda taastusravi saab. Ja me siiski püüame arvestada neid patsiente soove, aga juhised
ütlevad meile ka, et sa pead olema veelgi rohkem patsiendi soovidega arvestav, et kui ta ütleb sulle, et ei, mulle see võimlemine või seda sorti vette ma ei lähe, siis loomulikult ma teda vette ju ei saada, aga temaga tuleb rohkem diskuteerida teemal, et mis talle sobib. Ja eks meie eesmärk taastusravis ongi see valude vähendamine, tema lihasjõu kas siis säilitamine või parandamine, sest kui sul on käsi haige, sa mõtled, et hommikuti on nii kange 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi, 8 tundi, et sa ei võta seda, enne kui ravi hakkab mõjuma, sa ei võta seda kohvitassi üldse kättegi, sa ei saa nädal aega pastakaga kirjutada, eks ole. Ja siis sa mõtled, et ma parem ei liiguta. Aga teate, mis tähendab liigutamine? Mis tähendab elus 10 000 sammu iga päev? See tähendab seda, et 90-aastaselt ma ka kõnnin, kui ma need 10 000 sammu kõnnin. Sama on käega. Kui ma seda kohvitassi kätte ei võta, ma mõtlen, mul on valus ohtlik. Kui ma ei liiguta seda kätt, siis mingi hetk mul pole neid lihaseid, millega liigutada. See tähendab seda, et me peame tasakesi neid lihaseid hakkama tagasi treenima ja paremaks. Vajadusel siis abivahendid ja kõik muu. Ja muidugi see harjutuste tegemine on spetsiifiline ja tahaks veel toonitada, et see ei ole väga vana või väga uus teadmine, et tegelikult ma olen enne ka pannud tähele, et näiteks see NIS, see organisatsioon, tema soovitab, et põletikuliste liigeshaigustega peaksid tegelema väljaõppinud spetsialistid, ehk siis väljaõppele ka nii-öelda sa saad oma koolist paberid kätte, ka siis peale seda kogemustega liigeshaigetega tegelenud füsioterapeut võiks õpetada sind, noort füsioterapeuti välja, kuidas nende patsientidega tõhusamalt toime tulla, sest kogemus loeb. Et ma olen näinud artikleid, kus nad teevad uuringuid, et 3 aastat nende haigetega tegelenud ja 6 aastat nende haigetega tegelenud erinevad füsioterapeudid teatud aja seal treenivad ja siis neid võrreldakse, neid tulemusi. Nii, ja siis teine pool, et võib-olla arstide poole pealt ka, et kui nüüd juhtub selline olukord, et see taastusravi on läinud nagu meelest, näiteks reumatoloogil, põletikulise liigeshaigusega, siis see võib juhtuda ka sellepärast, et need artiklid või need ravijuhised on väga eraldi meil. Et kui ma võtan kätte Guideline for Treatment of Rheumatoid Arthritis, siis ma sealt loen ainult tablette, või mitte tablette ainult, vaid ütleme ka bioloogilised on seal, ma loen sealt ainult medikamentoosset ravi. Viimastes juhendites 2020 Eularil ja 2021 selles American College of Rheumatology, seal polnud nendes ravijuhendites mitte sõnagi multiprofessional neuropharmacological treatmentist, mitte sõnagi, mitte ühte lauset ka, et see ka muidugi on vajalik. Ja et see võib tekitada noortes, õppijates või siis kui sul on palju tööd, see võib tekitada segadust, et võib-olla see polegi tähtis. Et tõstke saalis käed püsti, kes on haiguste põdejad või kes ravivad neid liigeshaigeid. Nii. Mitte kõik, aga vähemalt 2/3. Nüüd, kuidas te suhtute? Kas me saame üldse rääkida sellest, et haigete liigeste puhul me taastusravi ei rakenda? Et ütleme, et see teema on unustatud, et ma olen siin mõttetu, täitsa mõttetu kuju. Kuidas te suhtute? Tõstke käed, kes arvab, et taastusravi enamasti nendele liigeshaigetele, olgu see artroos või põletikuline, pole vajalik. 0. Kõik arvavad, et taastusravi on vajalik. Selles mõttes ma toon lihtsalt ära, et see võib tekitada segadust, et ega võib-olla reumatoloog ei loegi neid lehekülgi, mida mina loen, kus on non-pharmacological treatment või multiprofessional treatment. Seal on palju ridu ja seal on palju soovitusi ja aeroobne exercise ja lihastreening ja specific exercise ja balance, tasakaaluharjutused ja see võib ju tekitada segadust ja siis on veel need protseduurid, eks ole, kes see teab, taastusarst teab. Aga kui see meelest ära läheb, klõps ükskord, sest oli palju tööd, siis ongi nii, et haige ka ei saa. Et selles mõttes me peame kogu aeg saama seda haridust ja peame meeles hoidma ekstra ja need leheküljed küll on. Aga viimased Eulari leheküljed näiteks on nii, et on pandud valuravi ja mõlemad erinevad haigusgrupid koos ja soovitused on health professionalidele
siin ma tulen ka selle juurde tagasi, et nagu kuidagi see käsitlus on nende haiguste puhul nagu võib-olla veidi muutunud. Ja siin on üks näide näiteks viimasest Ameerika ravijuhendist artroosi korral, siis OA, osteoartroos. Ja tegelikult ikkagi jälle patsiendi roll, see on esmatähtis, harjutuste juures on kehakaalu langetamine, liigesvalu vähendav isegi käeartroosi korral. Mehhanismid on süsteemsed. Rasvumine on süsteemne, põletik on süsteemne, teatud mehhanismid on süsteemsed. Ma räägin käeartroosist, kehakaalu langetamine. Aga see on üks, aga et põhimõtteliselt üldine aeroobne treening, see võib olla natukene selle kehakaalu kontrolliga seotud, aga ka lihase üldise nii-öelda keha konditsiooniga, nii et osa sellest on täiesti mittespetsiifiline treening lihaste ja liigeste, täitsa selline üldine treening. Ehk siis, kui mul valutab põlv, ma ei tee ainult seda. Ma teen seda ka, füsioterapeut näitab natuke paremaid harjutusi seal teatud asju. Aga et ka see üldine jalgratas, võib-olla ujumine, võib-olla ei ole vist kõige parem põlvel, eks ole, ja nii edasi, aga et näiteks tai chi, selline, mida ka eakatele soovitatakse, selline kombineeritud treening, kus ma teen venitust ja samal ajal mul üks lihas on nii-öelda pingutuses ja samal ajal ma teen tasakaalutreeningut, sest mul üks jalg on natukene õhus ja teise jala peal ma seisan. Et võt need kombineeritud treeningud ja eriti tai chi, näiteks puusa ja põlveartroosi korral on täiesti ravijuhisesse soovitatud. Nii et osa on sellist üldist ja osa siis seal ravi juures aktiivset, on siis see füsioteraapia, spetsiaalsed harjutused sellele liigesele, mis haige on, või kui neid on mitu, ja käte puhul siis tegevusteraapia. Selles ravijuhistes need soovitused muutuvad, aga on mainitud ka soojaravi, nii et passiivsetest ravidest, mis valu leevendavad, ikkagi soojaravi on praegu pinnal, on isegi nõelravi, siuke pehme soovitused võib-olla ei ole paha, et võib natuke aidata ja manuaalteraapia kohta on öeldud seda, et võib, aga ainult siis, kui füsioteraapiat ka saate. Muidu ei soovita. Nii, siis kui edasi minna, meil on Eestis ka olemas ravijuhised. Seesama mainitud põletikulise liigeshaigusega esmase sellise artriidiga patsient, kui ta ei tea veel, mis tal viga on, kui perearst ka veel ei tea, mis tal viga on, et mis siis teha. Ja see ilmus 2020, mina kuulusin ka sinna töögruppi, reumatoloogid, patsiendi esindaja oli seal, siuke suur töögrupp oli, eks ole. Ja seal on nagu soovitus, et kui nüüd on põletikuline liigeshaigusega patsient, kus ei ole veel, kas või kui ei ole selge, mis haigus on, kas on reumatoidartriit või on mõni muu põletikuline haigus, siis kui ta kuu aja jooksul ei saa oma valudest lahti, et siis on põhjust nagu selle taastusraviga kiirustada, et siis tuleks saata nagu taastusarstile. Kui see järjekord on pikk, et siis võib teha siis e-konsultatsiooni. Et siis taastusravi arst võtab selle juhu üle, vaatab, et mis ravi siis see inimene vajab. Edasi, kui on sellel liigeshaigel näiteks ranne või sõrmed või labajalad haiged ja seal on deformatsioone või on näha, et kahtlus oleks, et tahaks mingit abivahendit või näiteks põlve puhul ortoosi, siis ravijuhis ütleb, et abivahendid võib kasutada, et kahju nad ei tee, nad võivad nii-öelda võtta neid vaevusi maha. Ja taastusravis hakkab siis tööle see aktiivne tegevus juba, et aga siis harjutused, mobilisatsioon, lihaste tugevdamine siin vahaabil näiteks, siin on liigeste liikuvuse soodustamine, veesvõimlemine valu vähendamiseks ja selja ja siin kehatüve ja jalgade treening. Ja abivahendid on siis nagu ka valu vähendamiseks toetavad ja võib-olla ennetavad deformatsioone ja need teised siis passiivsed protseduurid, need on siis nagu, need ei ole kunagi number 1, aga kui meil on kogemus, siis me oleme põletikuliste liigeshaiguste puhul ettevaatlikud, aga mõnikord me neid ka soovitame, et äkki on midagi veel, millega me saame inimest aidata. Ja kroonilise põletikulise liigeshaigusega ütleb meie Eesti juhend sedasi, et kui aasta jooksul kontrolli, kas patsient on saanud, kui tal on krooniline haigus, kas ta on käinud üldse taastusravis. See ei tähenda, et ta peab iga aasta käima seal.
Aga kui ta ei ole käinud, kui ta ei ole nõuandeid saanud ja kui tal on probleemid, et siis taastusravi kui süsteem võiks teda aidata, et ta võib saada natukene parema toimetuleku, vähem valu ja siis ta teab ka, mis harjutusi teha või kuidas olla. Ja nüüd teine olukord, mis on veel eriti oluline, mida tooksin siin välja, et kui on plaanis liigesel või lihastel või kõõlustel operatsioon, endoproteesimine on nagu üsna sage operatiivne tegevus meil Eestis, siis on ka see, et tuleb planeerida ka taastusravi tsükkel, et see võib toimuda ka nii, et perearst suunab füsioterapeudile, kui on selline tubli ja toimiv patsient ise, kes natuke õpib ja siis toimetab ise. Aga kui on nagu vaja rohkem ja järjekord on pikk, et siis võib jälle saata taastusarsti e-konsultatsioonile, et see inimene valmistada nagu ette, et enne endoproteesimist peaks inimene olema taastusravi nagu saanud. Et oleks tal lihased tugevamad, et ta oskaks karke kasutada, et ta teaks, mis toimuma hakkab ja mis toimub ka peale operatsiooni, sest et iga endoproteesimise operatsioon tegelikult peaks olema seotud taastusraviga. Et me näeme küll neid patsiente, kes ei olegi saanud taastusravi, aga see ei ole normaalne. Nii. Need on niisugused küsimused, et ikka ergutada mõtlema ja mitte unustama, et kas siis taastusravi, kas seda on piisavalt või ei ole piisavalt. Eks liigeshaiged oskavad seda öelda, kuidas see muutunud on. Ma arvan, et nad ütlevad, et tegelikult on see paremaks muutunud, meil kättesaadavus on paranenud. Ja meil jääb küsimus ka õhku, ega juhendid ka otse alati ei ütle, et kas seda on vaja alustada kohe, et kui on see põletik praegu ja ta alles käib diagnoosimine, tal pole veel ravigi, siis tuleb tal ravi. Esimene kuu see ravi võib-olla nii hästi ei töötagi veel, et kas on kiire selle taastusraviga. Kui ta on väga haige, näiteks mul on olnud 18-aastane tüdruk taimetoitlane, kellel oli 6 liigest haiget, ta oli voodihaige. Ja ta oli taimetoitlane, tal oli aneemia, tal oli veel kaasuvaid igasuguseid asju, nii et toitumise probleemid seal juures. Aga tema kõndida ei saanud, selge on see, et ta vajaks taastusravi, ta peaks haiglas olema, taastusravi osakonnas. Pärast seda, kui reumatoloog on temale diagnoosi pannud, ravi määranud, et me peaks teda nagu kõndijaks tegema. See on meie roll. Ja kui ta on ikkagi mitte kõndiv, kui ta vajab kõrget raamikarke, et siis on ka õige koht on nagu haiglas. Ja jällegi, et seda e-konsultatsiooni siis loodame, et ei unustata, et täna on sellest juttu olnud, et siis see on ka üks vahend, kuidas nii-öelda saab kiiremini kontakti ja selle probleemi lahendada. Aga kui ta on konservatiivne ravi, seal alles reumatoloog paneb talle diagnoosi, et siis võib-olla sellega pole ka nii kiire, et kui ta juba kogeb, et ahah, mul on see haigus, hakkab võtma rohtu, et siis me õieti vaatame, et kui palju talle seda, mis ravi talle, milliseid harjutusi, kuhu talle vaja seda ravi on, taastusravi ma mõtlen. Ja kõik ei pea alati olema ka taastusravis, et see isetoimetamine, et kahjuks Eesti riik ei saa seda lubada, meil ei ole nii palju soojaveega basseine, et need osteartroosiga, mitte 10 000, aga neid on siin väga palju, arvestades eestlaste keskmist vanust, rohkem kui 10 000, ma ei hakka numbreid ütlema, et põhimõtteliselt me ei saa neid aasta ringis hoida nii, et 2 korda nädalas basseinis taastusravis, et me ikkagi soovime, et nad ise leiaksid selle liikumise viisi ja teeksid seda ise ka, et lihtsalt Eesti riik ei ole võimeline kõiki soojavee basseini panema oma haigekassa kulul. Aga nüüd, eks meil ole plusse ja miinuseid, et väga suur pluss on see, et nüüd on füsioteraapia perearsti suunamisel, järgmine loeng räägib füsioteraapia võimalustest. Aga haiglasse saamine kroonilisele haigele taastusravisse on keeruline, sest me võtame neid värskeid insulte, opereerituid, endoproteesiga, seda selliseid 6-liigese haigeid, kes on lamajaks jäänud ja nendele kroonilistele kohti nagu pole piisavalt. Ja samamoodi siis tegevusterapeudid, need on need, kes nende abivahenditega tegelevad, kes neid liigesharjutusi teevad, et ka nende hulk ei ole piisavalt suur, et tegelikult nendele on, kui polikliinikus ma saadan, siis ikkagi inimene peab ootama veel enne, kui ta sinna saab ja ma ei saa midagi teha, see on minu tablett, see tegevusteraapia, eks ole, nagu füsioteraapiagi. Aga ja vesivõimlemine, et basseinid on nagu on, et kus on rohkem, kus on vähem, kui seal, kus ma siis võtan mõne koha.
Noh, Rakveres ikka on ka vesivõimlemine olemas, aga et kui Narvas näiteks on ainult üks koht, kus vesivõimlemist saab ja see on Eesti suuruselt mitmes linn, 4. või, et siis võib-olla seda ühte basseini haigekassa kulul ei jätku kõigile. Noh, et me peame mõtlema, et see võib olla Eestis piirkondlikult ebaühtlane, see võimaldamine, et meie siin räägime, et juhis ütleb, et sa pead patsiendi keskselt tegema, tema soove arvestama, ta ütleb, et minu liigestele on kõige parem vees võimlemine, sellepärast mul ei ole seal valus ja mul on tuju siis parem ja ma saan palju tugevamaks seal, aga mul pole talle seda vesivõimlemist pakkuda. Et me siis teame, mis me probleemid on ja siis me peame sinna arenema, parandama seda olukorda. Ja loomulikult kõik ei pea ainult käima siis taastusravis, aga see liikumine, see enda abi, näiteks kui soojaravi sobib, siis võib-olla on sul kodus ka mõni selline soolakott, mida sa saad mikrosse panna või mõni selline, millega sa saad teha soojaravi ja näiteks need soojendavad kreemid ja et seda peab siis patsiendiga arutama, et mida ta saab ka ise teha veel, et tal on parem, et me ikkagi suuname sellele, et valu vähem ja siis saab kergemini harjutusi teha. Et meie ravi on siuke aktiivne ja oli juttu nendest programmidest, et ma väga loodan, et need Reumaliidu poolt juhitavad haigusspetsiifilised programmid, et nad kaasavad ka taastusravispetsialiste sinna ja et need programmid hakkavad meil ükskord õpime ära, hakkame tööle nendega ja siis meie inimesed saavad väga palju paremat abi veel kui täna. Et meil on hea abi, meil on kõrgetasemeline meditsiin ja tugev Reumaliit organisatsioonina, aga et meil on alati valgus olemas, nii et siin on need arengukohad. Ja see harjutuste õpetamine, see jääb siis alati tegevusterapeudile ja füsioterapeudile. Ja mis siis veel võiks olla, et minu ettepanek oleks, et ärge unustage taastusravi, nii ülikoolis, kus õpetatakse füsioterapeute, nii ülikoolis, kus õpetatakse reumaresidente, nii tudengeid, kus õpetatakse lihtsalt arstideks, et kohe eos ei oleks see taastusravi nagu midagi sellist, mis on viimase nuka 5. varba küüne lakkimine, sellepärast, et meil on vananev elanikkond, meil on taastusravi osakonnas endoproteesitud 83 ja 90 aastased, minu tubli vanim inimene oli 102-aastane ja see oli super. Et ta sai karkudest ära pärast reielu murdu ja tal oli veel üks väga tõsine haigus seejuures ja ta kõndis pärast oma sugulastega, käis metsas kõndimas. Et meil on vananev elanikkond, taastusravi läheb järjest rohkem ja rohkem vaja, et siis me peame ka õppima seda üha enam. Aga ja võib-olla isegi see elukestev õpe, et ka hiljem, et mis meil siin uut on, et siis õpetada ja koostöö nüüd organisatsioonidega, et kutsun teid liituma Eesti reumatoloogia spetsialistide seltsiga, kui olete tegev, et nõustada neid liigeshaigeid ja anda abi paremini, et see kõik on siis haigete heaks ja ütleme, ma mõtlesin selle üle, et mida veel me võiks teha siin Eestis, meie siin reaalselt. Tegelikult need grupiteraapiad, et see käitumuslik kognitiivne nõustamine ja koos arutamine, probleem, siis arutelu, kodus proovimine, nii-öelda enda muutmine ja siis tagasi jälle arutamine, et see on käitumuslik kognitiivne teraapia, pluss harjutused. Et see töötab grupis, see ei ole nii üks ühele ainult. Ja võib-olla grupitrennid ka võiks olla, et Reumaliidul, et kui riik toetaks regulaarseid treeninguid kuskil suuremates basseinides ja saalides, varem Reumaliidul olid need grupitrennid, praegu minu meelest ei ole. Ja mina ise unistaks, olgu see siis elektroonne või olgu see siis paberil, aga vastuvõtul, kui patsient tuleks päevikuga. Meil on reumapäevik kunagi olnud, aga kus oleks kirjas tema uni, tema mured, valud, kehakaal, ravimid, valuravimid, mina valuravimitega tegelen ka palju, siis mis teile aidanud on taastusravis, mis ta üldse teinud on, eks ole, mis abivahendeid ta kasutab, et ma saaksin talle palju rohkem oma visiidil nõu anda, et see oleks nagu minu mõte. Nii et mõtleme koos edasi, kuulame ära teised ja ärge ennast ka unustage sirutada, venitada, igapäevaselt treenida. Saladuskatte all ma teile ütlen, et WHO viimased liikumise soovitused ajavad teid hulluks, sest te üllatute, aga täna me sellest ei räägi. Jah, aitäh Eve praegu. Meil on tulnud küsimus ka ja ma ausalt öeldes ise mõtlesin ka selle peale, et
et kui ei viitsi liigutada, kui lihtsalt ei tahan olla haige, mis nipiga te saate inimese liikuma, kui palju teis on psühholoogi? Siin on küsimus, mis nipid on patsiendi puhul, kes ei soovi väga ennast ise liigutada ja soovivad, et arst teda terveks teeks. No kuidas saab patsiendi liikuma? No vot see ongi see osaliselt siis personaalne nõustamine, mina ja tema, aga et ütleme, võtame põletikuline liigeshaigus. Et see peab sündima arsti ja reumatoloogi vahel, et ennem me ei saa, taastusravis pole veel enne midagi teha, kui patsient saab aru, et tal on reumatoidartriit, tal on krooniline haigus ja see ei lähe kuskile. Et see käibki, see on nii nagu leinaga, et see võib olla eitus, tähendab šokk, eitus ja siis hakkab see areng minema. Ja seni me taga jändame, et kui on vaja, räägime psühholoogidest. Mitu protsenti teis on psühholoogi? Minus või? Yeah. No tuleb üks mees siia teie juurde ütleb, et arst saatis. Kõik, mis ta tahab teha. Me täna tegime ühe sellise väikse venituse ja kepslemise nii-öelda liigutamise läbi ja ma ütlesin, et saladuskattel või WHO ütleb veel rohkem. Kas see mõjus teile? Kas ma mõjusin teile? Selles mõttes on, aga teate, 20 minutit vastuvõtt ilma selle päevikuta, ma saan jube vähe psühholoog olla. Ma peaksin ta ekstra kutsuma selleks, et see on küll probleem. Ja see on ka see, et mõnikord mõjub see, et maksad raha ja siis 10 minutit kauem, aga mõnikord on see, et pikem aeg. Minu puhul see, et psühholoogi siis rohkem kui pikem vastuvõtt. Aga ma püüan, üritan ikka. Te olete lihtsalt tore eeskuju ka, vabandust. Aitäh teile. Aitäh.